Lähme ostame kaneelisäiu ka. Allan, kuhu me lähme? Muhu, oota, kas see on Muhu sõõr või Muhu söör? Näeme Muhu Muhus. söörul. Allan, mis sa võtsid? Tartu saia ja kaneeliküpsist. Kaneeli. Kas Muhus on power? Yes. Muhu power. Muhu power. Powered by Rõngupagar. Teel Muhumaale ja käisime Rõngupagaris. 85 senti 2 saiakest. Mega hea diil. Pärast kella 4 on kõik poole hinnaga, nii et tulge Viljandisse Rõngupagarisse. Minutit ja me oleme Muhumaal. Ja olemegi kohal Tõnise talus, kus on meie peastaap. Kuhu lähme? Sööma. Korvpalli vaatama. Hoiame pöialt Tartule, sest Tartu on ilmselgelt kõige ägedam linn Tartus või tähendab linn Eestis ja Tartu korvpall peab võitma. Tere hommikust, kell on 6:59. Mina ärkasin kell 6 üles. Ma ei tea, uni läks kuidagi varakult ära, kuigi minu toakaaslane ütles, et tema ärkab ilmselt väga vara. Ikkagi olin mina esimene, kes ärkas. Pool tundi olin voodis, hoidsin silmi kinni jõuga. Ja siis tundsin, et ma enam lihtsalt ei jõua, võtsin telefoni kätte. Vaatasin, Trein oli kirjutanud, sest Trein on praegu Jaapanis. Ja temal on ajavahe siis 6 tundi meiega, ehk siis ta oli mulle kell 1:30 öösel kirjutanud. Ma tulen siia küla vahele jalutama, sest me olime eelmise aasta juulikuus tulime Reinuga siia puhkama, kuna mul oli hästi suur soov see Muhu sõõr ikkagi ka läbi sõita ja siis mõtlesime, et kuna minu puhkus algas, siis tulime siia. Muidugi saime 4 päeva ainult vihma, et mega häid mälestusi ei ole. Lisaks ma unustasin enda ratta tagapõlli meil kodus autovärava selle raami peale ja kui siia jõudsime, siis ma sain aru, et pekki, et kiiver on ka maha jäänud. Sõitsin Reinu kiivriga. Kui kiivritest rääkida, siis sain aru, et kiivril on vahe. Ma pole vist kunagi nii raske kiivriga sõitnud, et ma ei tea, respekt Reinule, kes nii rasket kiivrit peab kandma. Et siinkohal ongi võib-olla hea rääkida sellest, mis vahe on siis harrastusratturil ja profisportlasel, et proff ei saa oma varustust valida, harrastussportlasel on päris hea võimalus endale parimad asjad valida. Eestimaa on suur, nii ilus ja teistsugune ja väga hea vaheldus on siin olla ja tõesti see Muhu sõõr toimub ka 1. mail ja meil on ju reede siis vaba ja on täna siis hilisõhtul koju jõuda ikkagi siis veel laupäeva ja pühapäevaga kodus nautida, et aiatööd vajavad tegemist ja Tartus vist näitab 20 kraadi. Nii et näeme juba hommikusöögilauas. Nonii, riited on seljas. Taskud on hea paremad täis, kuigi siin peaks olema vist äkki 2 söögipausi. Peas on uus kiiver, mille ma alles endale ostsin, nii et täna kannan esimest korda. Võtan kaasa veel kindad, sellepärast et maastikul sõites tuleks alati kindaid kanda, pluss lisaks väljas on ikkagi jahe. Prillid, sõidukingad ja siis olengi valmis ja võtan edasi kaasa kõik
360 kaameraga. Tere! 1. mai, me oleme Muhus, siin on Muhu sõõr, siia on tulnud väga palju ägedaid rattureid ja täna me sõidame 102 kilomeetrit. Siuke natuke võib-olla pluss-miinus. Ilm on plussi, vähemalt 5 tundi on reegel ja ilm on mega ilus, me oleme lühikestes pükstes ja jah, lähme siis sõidame, vaatavasti ilma suurte kukkumisteta. Ma olen valmis, teeme ära. Kuidas sul roda näitab? Mulle või näitab praegu seda? No ma ei leidnud üle. Ma ei leidnud üles. Meil on hea algus. Ma ütlen teile. Anna sulle nime. Moomo Taaramäe. Anna-Karoliina Taaramäe. Valmis! No nii, stardipauk on olnud, Roland aplodeerib, katsumatult aplodeerib. Sa lähed sinna paremale või? Mine paremale. Ma ei tea ette minna. Ega mingit pauku ei käi või? Ei tee pauku. Ütle ilusasti mingi, et läheme. Ütle inusti. Jah. Valmis! Hopp! Muhu sõõr ongi läbi. Juba pakime autot, bussi, rattaid. Minu sõber, kellega lõpus me 15 kilomeetrit koos sõitsime. Mega lahe sõit. 3 segmenti. Naised lasti 3 minutit enne mehi. Esimesel segmendil midagi teinud, teisel mõtlesin, et tõmbaks pundi ribadeks. Tegin seda. Tervitan Triinu, Kaisat, Kellit, kellega koos me siis sõitsime ja siis 3. segmendil samamoodi sai siis grupp ribadeks tõmmatud ja oleks ma veidi parema vastupidavusega, siis saaks Kellile oleks saanud isegi finišis ära panna, aga õnneks mu vastupidavus on 0, nii et ühtegi segmendi võitu ei tulnud. Lähme nüüd kohe autasustamisele, sest et meestest vist keegi meilt sai midagi. Lähme vaatame, mis siis seal toimub. No nii, jõudsime autasustamisele. Ega siin väga palju enam inimesi järel ei ole. Aga autasustamine on. Vaatame, mis kella see praami peale jõuame. Vist saame varem isegi mandrile. Oli kiire sõit. Kindlasti jagan veel kodus või siis tee peal ka emotsioone, aga tõesti nagu mega lahe lihtsalt. Mega lahe. Seal on meie Kelli, kes oli väga kiire ja pani segmendid pähe kõik. No nii, me juba olime sadamasse teel, aga nüüd tuli siis kõne, et Allan võitis loožiga ratta. Me lähme sellele järele. Vaatame, mis ratta Allan sai endale. Allan Orasele! Kas see on just muuduga? No niimoodi, Allan õnnelikuna on saanud veel ja rattavõivad rikkamaks. Sellist ratat on Allan veel lapsena see pole. Oi, kohe, kui õige pedaleerimine. Ja ka teismine pedaleerides, pedaale kallates.
Allan Orasse õnnelike võitja. Allan, kuidas kommenteerid rattavõitu, kas see oligi? See oli puudu, see oli minu õnnefaktorist veel puudu, et ma võtsin jalgratta ka veel. Tasus tulla, pluss siis üritus. Täpselt. Jaa. Väga äge, saab Prismas hakata käima. Tore nädalavahetus oli, aitäh. Priit Salumäe, peaaegu Muhu Sõõri üks keegi. Üks keegi, jah? Üks keegi. Jaa, väga hästi läks, kõik on tore. 2 jalaluud, 3 rangluud. See oli tore üritus. See läheb YouTube'i. Ja järgmine aasta jälle. Loodame, et tuleb vihma. Tšau. Oskar rattaid Havaist. Jaa. Teistel reisijatel palun enda valmis väljumiseks teisel teel. Kapten ja laevapere soovivad teile turvalist teekonna jätku. Rõõmsat teed. No nii, kell on 22.30. Jõudsin koju Muhumaalt ja emotsioonidest ma teen kindlasti homme ka väikse kokkuvõtte. Praegu ma jooksen ruttu tuppa Matu juurde. Matu! Tšau! Matu! Tere, Matukene! Tšau, kallikene! Käisin Muhumaal, joo, sina oled koos on käinud. Tšau! Tšau! Tšau, kallis! Uus päev on käes ja Muhu Sõõr on juba jäänud selja taha. Üks öö on vahel olnud, keha on täiesti mõnus, mis tähendab, et ratas on super asendiga, sadul on super, midagi ei hõõrunud ära, selg ei valuta, käed ei valuta, kui siis ainult natukene on siin peopesast valus. Minul olid sellised kindad, millel ei olnud seda pehmendusosa ja ilmselgelt maastiku peal see annab tunda, aga samas ma ütleks, et nagu midagi hullu absoluutselt ei ole. Muhu Sõõr, väga ägedad emotsioonid, väga äge rahvasõit. Miks ma ütlen rahvasõit on see, et see ei olnud selline sõit, kus siis antakse start ja võetakse aega, vaid oligi kell 11 oli start ja siis võeti grupp kokku ja 20 kilomeetrit tunnis oli siis see kiirus, millega koos sõideti ja vahepeal oli 3 segmenti, kus sai siis kapsad ninast välja panna ja segmendid nägid välja niimoodi, et me sõitsime siis alati koos grupiga, jõudsime sinna segmendi algusesse, seal oli ilusti Hawaii lipud ja see lint ees, koguti kokku naised ja anti start ja 3 minutit hiljem siis anti meeste start. Ja oligi nii, et nii kui start anti, siis ei olnud mingit ajavõtmist, vaid oli see, et kes seal finišis esimesena üle joone läheb või tuleb, siis tema on võitja. Ja meie naiste segmentidel oli selleks võitjaks 3 korral Kelly, kes on super tugev tüdruk. Tegelikult Triin oli täpselt sama tugev seal kõrval. Lihtsalt Kelly, ma ei tea, see lõpusprint oli selline, et keegi vastu ei saanud ja tüdrukutega oli väga äge neid segmente teha, et natukene olen ise ka uhke, et oma treenimatuse kõrvalt ma jõudsin seal gruppi nii-öelda ribadeks tõmmata, ehk siis tõmbasime kohe tüdrukutega eest ära ja 2 segmendil ma olin ise 3. ja siis viimasel segmendil kuidagi õnnestus Kelliga saada niimoodi teistega vahe sisse, et siis olime 2 sees, aga ma juba oma peast teadsin, et ega ma Kellile vastu ei saa ja ma lihtsalt nautisin, et ega minu jaoks selle sõidu eesmärk ei olnudki mingeid kohti seal noppida, vaid lihtsalt seda emotsiooni saada. Aga Sõõrul ise siis oli hästi tore see, et olidki need segmendid olid ära ja siis oli mingi hetk näiteks toidupunkt, seal olid jälle inimesed koos, mina näiteks pidin endal kogu aeg seda, või mitte kogu aeg, alguses esimese segmendi lõpus ma võtsin enda 360 kaamera ära, siis see vajus reaalselt kogu aeg niimoodi alla ja ma kartsin, et ta vajub vastu esirehvi ja siis seal juhtub midagi, et kas kannatab kaamera või ratas. Ilmselgelt ma arvan, et kaamera oleks kaotanud ja ma sõitsin selle segmendi kuidagi niimoodi ära, ma kogu aeg hoidsin seda kaamerat seal üleval ja siis võtsin selle ära ja teise segmendi peal korraga hakkas mul see Karmini alus ja kõik see Karmin rappuma ja ma sain aru, et mu Karmini
betooni alus oli lahti tulnud ratta küljest ja hiljem oligi siis toidupunktis nägin, et Pekki, et üks mutter oli täiesti ära kadunud juba ja teine nagu oli nii nõrgalt kinni, aga hea sõber Priit aitas asja korda teha, nii et ma sain ilusti oma Karminiga ikkagi Muhu Sõõru lõpetatud ja ma ütlen, väga äge sõit, väga äge, kuidas Muhu vallavalitsus, Eliis, Hawaii Express on seda korraldanud, et teha ühe väikse saare peal sõit ja kuidagi need inimesed seal, kes seal need kohalikud olid, nad olid nii sõbralikud, nad tulid raja äärde, elasid kaasa oma koduhoovist, näiteks oligi ühes kohas, me sõitsime ka nagu ühe talu tagant või no siis hoovist läbi, on ju, ja seal see mees küsis, et kus te nüüd tulite nii palju, et hästi huvitavaid hetki oli ja lisaks oli tore muidugi meie oma Eesti suurt superstaari Ivo Linnat näha, kes oli oma koduväravas aia peal ja elas samamoodi kaasa, et tõesti see on igatepidi rahvasõit, on see rahvasõit harrastussõitjatele ja on see rahvasõit ka tegelikult nendele inimestele, kes siis seal raja ääres olid ja ma tean ka omal üks tuttav ütles, et tal seal oma külas ka taheti tuua need seelikud aedade peale, aga siis selgus, et ikkagi rada ei lähe sealt läbi, et see näitab juba, kuidas inimesed olid nii valmis selleks sõiduks ja ma väga loodan, et see sõit toimub ka järgmisel aastal ja see jääb kestma, et tõesti, see on kuidagi läbi ajaloo üks kõige ägedamaid rattasõitusi, mida ma teinud olen. Et seal on mingi teine vibe. Mul on natukene kahju sellepärast, et pärast seda sõitu, meie nagu sõitsime kohe oma Tõnise tallu tagasi, et kiiresti pesta asjad kokku ja siis oli seal nende segmentide võitjate austasustamine, et sinna jõuda, aga tegelikult tahaks kunagi niimoodi, et ongi tuled saare peale, oled seal, sõidad ära ja siis on võimalik ikkagi jääda üheks ööks veel saarele, et praegu sai hästi kiiresti tagasi koju tuldud, mis ei ole ka paha, sest et kodus on samamoodi vaja toimetusi teha, aga lihtsalt, et tunda seda sõidus nagu veel pikemalt mõnu, siis oleks nii tore sinna saarele kauemaks jääda. Ja ma tõesti kõigile, kes see aasta ei jõudnud, siis ma tõesti soovitan, et tulla ikkagi sinna sõidule järgmisel aastal, kui see toimub. Ma väga tahaksin tänada Eliisi, kes on selle sõidu, ütleme nüüd, autor ja kes on väga äge noor naine, kelle olemasolu meie rattamaailmas on minu meelest väga kihvt ja oluline. Tema on tõesti selline teistmoodi hingamise tooja siia rattamaailma ja mul on nii hea meel, et ta on nagu avastanud rattasõidu enda jaoks. Et tõesti, ja Eliis, suur aitäh sulle, Muhu vallavalitsusele ja Hawaii Expressile selle sõidu eest. See oli tõesti äge. Et kuidagi see Muhu Sõõr tõesti oli lihtsalt nagu nii kihvt üritus. Endal mul on veel ratas autos, laupäev, kell on vist 12 päeval äkki juba. Kott ei ole lahti pakitud, riided on reaalselt kilekoti sees, ehk siis tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et kui ma räägin alati, et oma riided, kui te ei saa neid pesta, siis pange nad tuulduma õhu kätte, mis ma ise tegin, sulgesin nad reaalselt mingi kilekotti, tõmbasin veel sõlmega peale, aga kuna ma sain tuttavaks FL-ist bio pesukeelide tootjaga, kes on üks väga äge naine on selle ettevõtte taga, Marita, tervitused sulle. Tema teeb siis tõesti mingi jamavabasid pesukeele. Ma kindlasti nendest räägin ka kunagi lähemalt. Et siis ma tean, et ma saan need riided puhtaks. Ma tean, et seal see lõhn eemaldatakse, mitte ei maskeerita mingite teiste lõhnaainetega seda. Ja see on mu tervisele hea, nii et ma selles suhtes nagu väga ei põe lihtsalt tegelikult riiete seisukohasse ja kangaste seisukohasse ei ole lihtsalt hea, kui higised riided seisavad sellises umbses kotis niiskelt. Paneme need riided pessu ja siis kas tuleb veel mingeid mõtteid sellest Muhu Sõõrist? No nii, siin mul on näitan, kui ägedaid kotte jagatakse profiratturitele. Siin on mul Reino kott, seda nimetatakse Rainbag, on selle nimi ja siis ratturid saavad panna nagu siia, siin on ära näidatud, et mis asjad kuskil on ja siis rattur pakib enne võistlust enda vajalikud asjad siia, mida tal võib võistluse käigus vaja minna ja siis kui tiimi autos seda annab teada, et tal on näiteks vihmajakki vaja või a la käiseid või kindaid või näiteks mõnikord ka mingit teist kingapaari,
siis on see, et on siin see sõitja nimi peal. Tiil teab siis, et see on tema kott ja nende nagu märkide järgi siis ta leiab üles selle õige asja, mida rattur küsis. Et ma õnneks olen saanud päranduseks endale selle kotti ja väga hea kott, mida siis kaasas kanda võistlustel. Ja ma näitan, ma panin enda siia asjade sisse. Sealt Muhu sõõrilt sai sellise Muhu mesi. Mina mett ei söö, aga ma tean, et Rein on mul suur meearmastaja, et siis ma saan temale selle jätta. Ja minu meelest kõige ägedam meene on see puulusikas. Väike lõhn on ka juures. Siin on rohkem. Issand kui jah, et ka nii kihvt asi, et ma täiega fännan seda, kui ei anta mingeid medaleid või mingeid selliseid asju, millega mul ei ole 34-aastaselt enam mitte midagi teha, et selline mesi ja seesama lusikalaadne see puidust osa või asi on samamoodi väga-väga kasulik. Ütleme nii, et nagu ma näitan lihtsalt enda pükse. Need kohad on saanud päris retsi. Need püksid on muidugi mul väga palju juba saanud retsi, sellepärast, et eelmine aasta ma käisin tsüklokrossi sõitmas ja seal on muda ja liiv ja kõik pori. Ja lihtsalt siis sellepärast, kuna see on abrasiivne, siis lihtsalt retsib seda kangast, et vaatame, millisena need püksid siit pärast pesust välja tulevad. Aga ma võin lihtsalt seda öelda, et kuna ma panin enda riided siia umbsesse kotti, siis ütleme nii, et kui aus olla, siis lihtsalt siin ei ole üldse meeldiv lõhn selles kotis. Aga kuna ma kasutan seda Marita poolt tehtud pesukeeli, vana pudel, siin ma näitan, milline see välja näeb. Selline näeb ta välja. Siis ma tean, et reaalselt see eemaldab lõhnad ja siin on nagu ülihea siis see juhend ka, et kui palju seda peab panema ja siin ei olegi neid lõhnaaineid ja muid aineid, mis tegelikult meie kehasse tungivad läbi naha ja ratturitena ma paneksin südamele, et meil on tegelikult püksid täiesti vastu ihu. Rattapükste alla ei panda aluspesu, mis tähendab, et rattatavapadi on vastu ihu ja tegelikult tuleks väga mõelda, et millega enda pesu pesta. Kutsusin ühele kohtumisõhtule ka siin alles hiljuti Marita rääkima pesuainetest, pesukeelidest ja nendest ainetest, mida nad meie kehaga teevad. Et kui tippsportlased ajavad oma igat vatti ja ma ei tea mida kõike taga, siis ma leidsin Kaisa käised enda jaki sellest, et otsis neid täiega taga, oh my god. Okei, ma pesen need ära, siis ma annan talle teada, et need on minu käest. Igastahes siis, kui profiratturid ja profisportlased ajavad seda igast vatte, kaalu, kõike taga, siis tegelikult ma ei tea, kas profitiimid näiteks mõtlevad selle peale, millega nad pesevad, sest et see on nagu uskumatult kokteile võib enda tervisesse või tähendab organismi siis saada, kui on mingid jubedad valed pesuained kasutuses. Teen küll nagu mingit retsireklaami, aga mul selles suhtes on täiesti suva. Ma olen lihtsalt nii fänn, ma olen Eesti tootjate fänn, kes Eesti vabariiki raha jätavad ja tööjõudu. Ja teiseks mul on nagu tõesti hea meel soovitada asju, mida ma olen ise nagu nii pikalt juba aasta aega saab varsti olen kasutanud ja see tõesti toimib. Ja siis ma tahan näidata, et mul olid selle krõpsuga kindad ja need ma panen eraldi pesukotti, et see ei kahjustaks siis minu siis riiete kangast ja alati lukud ka siis panen kinni, kui ma pesu pesen. No nii ongi aeg panna siia pesupatsinasse pesukeel sisse ja see käib pumbavajutustega. Ma panen otse alati trumlisse endal pesu selle keeli, sest et ma siia üles pannes, meil on kapis sees see pesumasin, et oleks kõik puhas üldmulje. Ja siit ma siis panen selle daily wash, panen alati 30 kraadi riietele. Ma panen ka praegu
selle loputust rohkem. Ja siit ma alati siis panen 800 pööret. Voilà. Peske oma riideid hästi ja korralikult siis need kestavad. Ja muhusõõr, kui siit need riided puhtana välja tulevad, siis järgmine ongi, ma pean ratta ära pesema ja siis ongi minu asjadelt see sõõrumälestused maha pestud. Aga siin enda südames on need mälestused ikka alles ja ma väga-väga tänan Muhu valda, Eliisi ja Hawaii Expressi selle kihvti sõidu eest, vabatahtlikke, kes sellel sõidul olid abilisteks ja kaassõitjaid, kes olid piisakad, meeldivad, rahulikult, toredad ja tervitan kõiki tüdrukuid, kellega ma koos segmentidel sõitsin.